me peame leppima sellega, et selline rahu ja heaolu aeg on möödas, me peame investeerima rohkem kaitsesse, mitte ainult sõjalisse kaitsesse, vaid ka oma ühiskondade vastupidavusse, selleks, et hoida oma elulaadi mõnusat eluviisi. Tegu ei ole hirmu külvamisega, vaid üleskutsega teadlikkusele. Kodanik, kes oskab eristada riigi stabiilsuse õõnestamist, on parim kaitse. See oli täna Riigikogu toimetiste värske numbri fookus. Venemaa arendab hübriidstrateegiat, et õõnestada riikide stabiilsust ilma otsese sõjata ja vältida sellega ametlikke vastumeetmeid nagu NATO artikkel 5. Kui nüüd televaataja vaatab üle ja loeb üle Eesti põhiseaduse preambula, kus on kirjas, et Eesti riik on loodud selleks, et Eesti kultuur ja rahvas kestaks üle aegade ja on rajatud õiglusele, aususele ja demokraatiale. Ja kui neid põhimõtteid keegi väga järjekindlalt ründab, siis võib üsna kindlalt kahtlustada vaenulikku mõjutustegevust. Ning seda mõjutust on praegusel ajal väga palju. Just täna kajastasime uudistes ajakirjanik Svetlana Bortševa süüdimõistmist selle eest, et ta tegi koostööd Venemaa propagandakanalitega ja aitas levitada Eesti vastast infosõda. Meie oma Eestis siin on väga kerge inimesi manipuleerida selle kaudu, et ässitada üksteise vastu üles. On need tuulikud, on need soodrabad metsad, on need Rail Balticud, on mis iganes teemad, kus on võimalik inimesi üles ärritada, ässitada teineteise vastu. See on üks hübriidsõja võimas relv, mida Venemaa hästi valdab. Keegi söödab neid narratiive viisil ette, neid taktikaid ette, kuidas teha proteste, mil viisil, kelle vastu. Selle võrra oleme me nõrgemad, mida rohkem me omavahel kakleme. Et kui kedagi ässitada üles, tule kohale, sõima kedagi, pane puid alla, raporteeri, et see tegelikult on üksteise vastu ässitamine, aga kelle vastu? Kõigepealt üksteise meie oma naabrite, meie oma Eesti inimeste vastu, siis on hea tulla, hakata tooma nii uut maailmakorda, uut mõtteviisi, uut ideoloogiat, kas me tegelikult seda tahame. Allika kriitilisus on ülioluline. Alati tuleks küsida, kust info tuleb ja kelle huve see teenib. Venemaa oskab hästi lugusid jutustada ja kuna inimesed usuvad sageli häid lugusid, võib propaganda kergesti mõjuda. Seda tuleks eriti jälgida valimiste ajal, mis meil ka sügisel ees on. Mängu on palju muutnud ka sotsiaalmeedia ja tehisaru, millega jõutakse uute ühiskonnagruppideni. Propaganda ja disinformatsiooni levitamisel tehisaru annab täiesti uusi võimalusi. Eesti puhul on kas või see, et kui varem oli üks meie mõningaseks kaitsemehhanismiks, ütleme, välise mõjutamise vastu meie eksootiline ja raskesti arusaadav keel, et ei olnud võimalik toota väga usaldusväärset eestikeelset sisu väljaspoolt inimeste poolt, kes ei olnud eesti keele head valdajad, siis tehisaru arengutega seoses on see kaitsemehhanism sisuliselt juba kadunud. Vastukaaluks peaks lääs rääkima vene- ja hiinakeelsetele sihtgruppidele vabadusest, demokraatiast ja sõnavabadusest. Infosõda saab pidada ka teistpidi. Venemaa huvi on aga tekitada ebastabiilsust üle maailma, Lähis-Idas, Lõuna-Hiina merel, Arktikas ja ka Ladina-Ameerikas. See kõik on globaalne mõjutustegevus eesmärgiga külvata segadust ja seeläbi muuta maailmakorda.